varem. Ja nüüd paluti, et ma teen lõpupalve, aga tutvustuseks ma olen selle pere isa. Jah, neil on kõik ühe pere lapsed. Ema tahtis 12, aga sai ainult 8. Aga ma hiljati nägin ühe video, kus see arst, kes on pääsenud miljonid inimesi selle haiguse ajal oma protokolliga, mis ta on välja töötanud, mis maksab väga-väga vähe. Tema nimetas neid süstid surmasüstid, mürki surmasüstid. See on arst, see on üks parim arst maailmas. Ta ka ütles, et ta ei annaks selle ühtegi lapsele, sellepärast, et ta ei usu laste ohverdamisest. See on arstide sõnad. Neid samad, kes on neid asjad välja mõelnud ja neid parimad arstid ja teadlased on vaja kuulda võtta. Kui ma Eestisse tulin ja ma esimese alulise ilmisload sain, öeldi, et ma ei tohiks midagi Eesti riigi vastu rääkida. Ja ma nõustasin sellega, sest et minu elu on pühendatud Eesti rahvale, Eesti rahva teenimiseks. Et see saab üks jumalakartlik rahvas. Aga et öelda, et ei tohi neid surmasüstid anda lastele ja see on genosiid ja see on Eesti rahva tuleviku vastu. Riik peab olema selleks, et Eesti rahva kaitsta ja eesti keel kaitsta. Kas mul on õigus? Siis inimene ei ütle midagi riigi vastu, kui ta ütleb, et ei tohi selle rahva ja selle keel hävitada. See on suur mure. Meil on kaasas üks sõber, kellel sõber ei tahtnud süsti võtta, aga kuni kool saatis talle teada, et ta ei saa kooli tulla, kui ta ei ole süsti saanud, siis ta võttis seda. Neid on palju. Meie kohaliku kool kutsub kõik 31. augustis sportisaalis. Ma ei tea, mis neid tahavad seal teha, aga tule Ruila koolis ja vaata 31. augustis. Ole hea, võib-olla pääsed mõne elu. Aga ma ei räägi kellegi vastu või mingi riigi vastu. Ma räägin rahva hävitamise vastu. Et see on tõsine mure. Aga ei tahaks sellise negatiivse toone lõpetada. Kui me austame loojat ja saame lepitusloojaga, siis me oleme võidu poolel. Ja seda on kõikidel võimalik, sest et meie looja on teinud selle kõik võimalikuks. Jeesuse Kristuse kaudu. Mind paluti teha lõpupalve. Taeva isa, me täname selle ilusa päeva ees, mis oled andnud. Me täname, kuidas oled õnnistanud seda aega siin. On head mõtted olnud ja mõttevahetus olnud. Me täname iga ees, kes seisab töö eest. Sest Jeesus, sina ise oled tõde. Juhata meid selle töös, mis me leiame sinu sõnas. Aita meid leida lepitus oma loojaga, et meil ei ole miski meie enda ja meie looja vahel, meie taeva isa vahel, mis võiks meid ära hoida, olla osaduses temaga. Anna tarkust riigijuhitele, sa näed seda survet, mis neil on. Sa näed iga süda, sa näed neid otsused, mis neid lubasid täna hakata arutada ja mis need on juba teinud ja ees plaanis ja mis on tehtud. Anna armu selle riigile, selle rahvale, et oleks tulevik, tõeline tulevik. Tänan, et sinuga on tulevik, ükskõik mis teised teevad, kui me oleme sinu sees. Tänu sulle kõigi eest. Ja aita meid paluda südames, kui me palume neid sõnadega, mis Jeesus õpetas oma jüngritele, kui tema oli siin meie maailmas. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu,
nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeval ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saata meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Isan, õnnistagu meid ja ülejäänud selle päeva, selle palti kätte. Las oma pale paistame igaühe peale ja selle rahva peale ja luba, et sinu rohu valitseb iga südant ja et sinu armastus täidab iga süda, mis ajab kõik kartuse välja. Isal, Pojal ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Elagu Eesti!